videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 105. Vahepeal on tunne, et see hääl tahaks ära väsida lihtsalt ja minna pikale puhkusele. Ja siis elu peegeldab jälle mingeid inimesi, olukordi, kus ma mõistan, et mõni väga väike siis omalt poolt andmine võib omada väga suurt mõju. Ja siis mõistad, et äraväsimine ei ole variant. Tuleb lihtsalt leida üles need kohad, kus kulub energiat natuke nagu mõttetult ja selle tühja kulutatud energia arvelt minna edasi. Nii-öelda lekkekohti siis likvideerida. Ja head inimesed, võib-olla olete märganud, et valimisaktiivsus on oi kui kõrge. Kui varem küsimuse peale, et kuidas need e-hääled siis alles lõpus arvutatakse, oli minu kindel vastus, et siis on pabersedelite põhjal selge, palju puudu on, siis nüüd tundub, et vändatakse juba ennetavalt neid nii piisavalt, et ei oleks puudu. Nii et minge vaadake järgi, äkki olete juba ära valinud, siis ei pea enam vaeva nägema, sest see on ju väga suur vaev minna iga paari aasta tagant jaoskonda kohale oma näokese ja isikut tõendava dokumendiga. Aga asume asja kallale. Mis puudutab valimisi, siis valimislubadusi on seinast seina, väga põnevaid, on ka neid, kes ei luba mitte midagi, on ka neid, kes lubavad, et nad mitte midagi ei tee, aga see on abis arvestades, et paljud teevad sigadusi. Ja ilma selline valimisreklaam, ehitame Tallinnale troonikupli. Inimesel kenasti oma nimi, nägu, number ka juures, häkene küll, aga mind huvitab, kui palju ta saab sedelhääli. See, et meil e-masin suudab teha maagiat, hää küll, aga kui sedelhääli saab sellise lubaduse eest, siis andke andeks, see on nagu mingi, ma ei tea, missi valimised või mingi telekas konkurss, kes on kõige millem sellem. Ja siis inimesed hääletavad. Ja see teeb kohati nukraks. Aga seal samas ma mõistan, et kuskilt maalt me olemegi puusse pannud. Kuskilt maalt me elame selles reaalsuses, et keegi teine peab tegema, otsustama, vastutama ja sellega on jõutud punkti, kus on alla antud, sest valesti halvasti tehakse, aga et ise astuda ligi ja teha midagi paremini, ei, poliitika on räpane, kole. Selle 4 aasta peale Võru linna volikogus ma ütlen, kes te ei ole poliitikas sees olnud, te ei kujuta veel ettegi, kui räpane see on. See teemalt virvendusena meediast käib läbi, et räpane, minge vaadake sisse. Ärge laske ennast ära lollitada nendest asjadest, mida meile räägitakse ja kuidas üks on sellepärast hea asi ja see teine asi on sellepärast hea asi. Kui sa seda sisulist poolt vaatad, siis saad aru, et see on kõik ühe suure koleda agenda osa. Ja ma arvan, et ei ole veel hilja sekkuda. Suur pahandus, ma arvan, et see plaan on suur pahandus, aga selle osised ei ole veel niimoodi kokku mänginud oma vahel, et sellest ei saaks mööda minna, läbi minna ja loomulik elu võidaks. See on minu selline tunnetus. Ja see, kuidas nüüd enne valimisi käib kõva vehkimine ära teha asju, mida võib-olla, ma ei tea, kas üldse vaja on, aga saab öelda, meie tegime. Sakala kirjutas selline sinikollane logo, sest et Eesti lint jääb lõikamata, linn karistab valimisteel valmima pidanud Trepimäe ehitajat. Ja see viljakas aeg enne valimisi. Ja ma soovitan inimestel vaadata nende asjade sisse, mida tehakse, kas neid on päriselt vaja, kas on nii suurejooneliselt vaja, palju see meile tegelikult maksma läheb, kui see raha tuli kuskilt euroraha, toetus, meede, bla. Me maksame kõik need asjad lõpuks kinni ja uskuda, et see raha tulebki kuskilt tühja koha pealt, on sama naiivne, kui Buratino uskus, et tea paned mündi maha ja tuleb sealt puu. Ja üks tegelane, keda pole isegi e-masin valinud, luges rahvale sõnad peale. Ärge valige kandidaate, kes annavad tühje ja ebareaalseid lubadusi. Ja ma olen sellega nõus.
vaadake selle jutu taha, vaadake, mis need inimesed viimastel aastatel teinud on ja mis kõige olulisem, minge isiklikult ligi rääkima. Ja vaadake, mis juttu nad räägivad. Soovitan lindistada, sest siin on olnud olukordi, kus räägitakse maadilmad kokku, hiljem kui pöördun poliitiku poole, siis tema käitub nagu poleks midagi sellist lubanudki linnaelanikule. Et lindistage, kellel vähegi võimalik on. See võib päris humoorikas kogemus olla, sest kogemus sel moel, et te lähete räägite ja pärast ütlete teistele, et kuulge, et ta ütles seda, siis ta võib öelda, pole öelnud, pole teinud, mis sa ajad, mis sa kujutad endale õige ette. Ja jääd ise lolli olukorda, et niimoodi ette kujutasid endale asju. Näiteks mul oli kogemus, kus oli Võru linna lusikapidu, läksime ka kenasti kohale ja vaatad siis seda postitust, kuidas oli lusikapidu ja kõik on uhke ja edev värk. Vaatan, mind ei olegi piltide peal, kuigi me ka nagu perega käisime. Siuke tunne nagu polekski käinud, aga ei saa ju mingi Luisukertu perega risustada Võru linna Facebooki lehte ometigi. Mõtlesin korraks, et kommenteerin, nagu poleks käinudki, et ja siis mõtlesin, et aga milleks, ma ju tean, et ma käisin. See, et mind kardetakse näidata, okei, ju ma siis olen nii hirmus ja kuude kaupa magamata ema tõesti ei ole, teab, mis väga kaunis vaatepilt. Sellepärast ongi meil kõrval need imekaunid beebid, kes siis võtavad kogu tähelepanu ja siis inimesed vaatavad, kui nunnu, ja siis sa oled seal rääpakas kõrval ja vaatad ise ka, jaa, on tõesti nunnu ja väldid peegleid. Aga see selleks. Ega see valimiste teema, mul on tunne, et see käib nagu valimistsüklist kogu aeg niimoodi läbi, et on mingi vaikelu, siis äkitselt aktiveerutaks, siis on valimised ära, peale valimisi te saate puhkust. Siis te ei näe neid nägusid tükk aega mitte kuskil. Ja isegi kui teil on mure, siis otsige tikutulega taga seda inimest, kes teid aitaks teie murega, sest valimised olid ära ja tükk aega teie hääl ei ole mitte midagi väärt. Ja tekib küsimus, et millega rahvas tegeleb, et me ei näe neid mänge läbi, et me ei võta neid poliitikuid vastutusele kas või sel moel, et sa lähedki ja räägid silmast silma ja selleks, et see asi oleks taas esitatavas vormis salvestad, võtta vaevaks, et need, kes meie eest otsustavad, oleksid natuke siukses nagu häiritud olekus, et ma vist ikka pean nagu tegema nii, et rahvas oleks rahul, päriselt häid asju. Aga kuna rahvas väga aktiivselt ei tegele enda eest seismisega ja see esinduspoliitika seisab lihtsalt selle eest, et need, kes on kohalikud tööriistad suurele mängule. Jah, ma hakkan ennast kordama. Asume asja kallale. Ma ütlen nüüd lause, mida ma pole kunagi varem öelnud. 11. oktoobril kirjutas Õhtuleht. Kaisa Ling palju kõneainet tekitanud suhtest. Eks esilesbisid on kaua oodatud. Ja sellega rahvas vist tegelebki, ootab igasugu nähtusi. Ja nüüd kuulejad tunnistage üles, kes ootas. Sest Kaisa Ling teab, et palju kõneainet tekitanud suhte taga on see lihtne põhjus, et rahvas väga ootas. Eks esilesbisid on kaua oodatud. Ma ei tulnud siukse asja pealegi, et seda oodata, aga ma ei klassifitseeru ka ilmselt keskmiseks eestlaseks, sest ma ei liigitu sinna statistikasse, kes lihtsalt hulbivad kaasa moodude, siltide, lippudega. Tahaks normaalset elu ja lase teistel elada, väga lihtne ja loomulik, aga kuna ma tunnen, et see selline toetused ja kõrge maksukoormus, sest siis on rohkem toetusi ja siis ma saan aru, et meil on ühiskonnas neid, kes vajavad rohkem toetust, ma mõistan seda ja siis ongi teil on kõrged maksud, sest toetused ja siis mingist hetkest toetused lähevad niimoodi ja maksukoormus niimoodi ja see, mis sinna vahepeale jääb, see koor läheb päris tihkeks, paksuks juba ja selle samuse koore riisuvad need, kes meile seda muinasjuttu maha müüvad. Ja meie asi on, kas me usume seda või ei usu. Ja mingid momendid, mis peaks meid panema juba nii kuramuse kangesti kaasa mõtlema, et me ei läheks asjadega nii lihtsalt kaasa, sest mängus ei ole enam meie, vaid meie lapsed ja nende lapsed. 12. oktoober, lõunaeestlane. Euroopa uus ettepanek. Lapsed saavad õiguse sugu vahetada ükskõik mis vanuses. Brüsseli uute eeskirjade kohaselt võivad igas vanuses lapsed oma sugu muuta ja valitsused, kes üritavad vanusepiiranguid kehtestada, võivad saada Euroopa Liidu kohtult karistada. Suveräänsusvabariik. Euroopa Komisjoni sel nädalal esitatud LGBT poliitika on tekitanud ärevust naiste ja geide õiguste eest võitlejatest, kes kardavad, et organ suunab oma tähelepanu omasooliste võrdõiguslikkuselt sooidentiteedile, vahendab Times. Ettepaneku kohaselt saaksid igas vanuses lapsed sugu vahetada samal ajal, kui otsuste kontrollimiseks mõeldud teraapiat keelustataks.
Gei-õigused määratletaks soolise külgetõmbe, mitte soolise identiteedi alusel. Iga valitsus, kes üritab kehtestada vanusepiiranguid või seista vastu üleminekule soolisele, mitte soopõhisele võrdõiguslikkusele, võib sattuda kohtu alla Euroopa kohtus, millel on õigus kinnitada Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkust riiklike seadusandjate ees. Väga põnev, kordan ennast siiski. Suveräänsus, vabariik ja muud kaunid sõnad. Euroopa kohtus, millel on õigus kinnitada Euroopa Liidu õiguse ülemuslikkust riiklike seadusandjate ees. Kuskil juba ammu on üks suur lühis, aga rahvas keskendub sellele, et kuna see esilesbipaar juba tuleb ja nüüd ma hirmuga mõtlen, mis see järgmine asi on, mida rahvas nagu pinevalt ootab. Euroopa Liidu poliitika toetab inimeste enesemääramist erinevalt Suurbritanniast, mis nõuab arsti luba, et inimesed, sealhulgas lapsed, saaksid sugu muuta. Hoiatusega, et iga teine poliitika võib rikkuda inimõigusi. Uues poliitikas öeldakse, komisjon hõlbustab parimate tavade vahetamist liikmesriikide vahel, et toetada enesemääramisel põhinevate ja vanusepiirangutest vabade seaduslike soolise võrdõiguslikkuse tunnustamise menetluste väljatöötamist. Ja nüüd, kui te tahate öelda, oi, mis kole paha asi see selline laste kohitsema hakkamine on, sest laps iseenesest mingi hetk hormonaalsed muutused. Segadus on bioloogiliselt sisse kirjutatud. See lihtsalt on nii ja seda segaduses kõige hapramat aega inimese elus niimoodi kuritarvitada, et neid ära kohitseda, ma arvan, et see on kriminaalne. Aga kui te mõtlete nagu mina, siis komisjoni ametnikud süüdistavad kriitikuid selles, et nad on sageli osa välismaisest teabe manipulatsioonist ja sekkumisest. Näiteks president Putini Venemaa, mille eesmärk on manipuleerida avalikku arvamust, õhutada polariseerumist ja sekkuda demokraatlikesse protsessidesse. Nii et ära ole putinlane, ela kaasa laste kohitsemisele ja hõika kaasa, et meil on vabariik ja demokraatia. Samal ajal mina juba mõnda aega alates sellest, kui see baas muutus ülimuslikuks meie kohaliku rahva tahte suhtes, olen mõelnud, et see on ju tegelikult okupatsioon, aga selline pehmem versioon. Ja siis ma mingi hetk otsisin välja, mis asi on okupatsioon. Okupatsioon on võõra riigi territooriumi oma võimule allutamine ja selle oma valduses hoidmine ning seal enese võimu kindlustamine. Sellisel moel meie pealekasvu kohitsemine, vaimne füüsiline sandistamine, ma arvan, et see on üks viise okupatsiooni kehtestada, oma võimu kindlustada, sest kui kohalik rahvas on siuke nõrk, hädine, siis ei olegi ju midagi teha. Ei, meil on tugev kaitsevõime, miljardid põlevad, sest kaitsevõime. Ja seal samas Lõuna-Eesti Postimees kirjutab, Venemaa relvastatud üksus ilmus saatse saabast läbi vale teele. Venemaa pool. See toimub Venemaa poole peal, see ei ole isegi Eestimaal. Ja Venemaa pool Eesti piiri lähedal liigub enam kui 10-liikmeline üksus. Oh, õudu, neid on rohkem kui 10. Paanika, ajalehed, kõik. Ja mulle tuli isegi üks mees rääkima, venelane tuli Eesti poole peale. Ma ütlesin, et ei tulnud. Ta on täitsa Vene poole peal veel. Aga kui niimoodi neid asju edasi aetakse hetkel, miks ma arvan, et ei ole sõjaks läinud? Neil on tulusam nendel sõjaärikatel sõjaks valmistuda. Kui see enam nii tulus ei ole, siis tuleb teha sõda. Ja küll siis need jõuvahekorrad ümber mängitakse, nii nagu varasemalt müüdi tagasi meid läänele maha, nüüd müüdaks tagasi Venemaale. Kui selle tarbeks on vaja teha natuke ka sõda, siis seda tehakse vastavalt sellele, kuidas on kasulikum. Ja räägitakse muudkui kriisiks valmisolek. Mina mõtlen, et kuulge, halloo, äkki teeks nii, et neid kriise ei ole, need kriisid ei ole midagi, ma ei tea, nagu mingi stiihia, loodusjõud. Need on inimtekkelised, vägagi. Ja siis kulutada meeletut ressurssi kriisiks valmisolekule ja need samad hõiskavad kriisiks valmisolek. Kui lihtne inimene on kriisiks valmis, ma olen sellega nõus, aga need, kes lõikavad selle pealt, siis mina hoolin, mina räägin kriisist. Ise on osa sellest masinavärgist, mis tegeleb kriisi loomisega. Siis mind natuke nagu riivab selline vastuolu, aga hääkene küll. Ja siin seoses selle kohtuasjaga, mis meil siin 84 kaebajat oli, kui ma õigesti mäletan seda numbrit. Pevkur lubas, et kaevatakse edasi meie võit ja kaevatigi edasi. Ja sõnapidaja mees
võiks selle peale öelda, aga kui see rändtsirkus siin Võrumaal pihta hakkas, siis tema isiklikult on ka video olemas YouTube'is ja ütles, et kui kohalike elanikega kokkuleppele ei saada, siis laiendust sellisel kujul ei tule. Ja ometigi käiakse nüüd kohut, sest nad ei ole nõus sellega, et kohalik rahvas ei ole nõus. Ja siis triib aeg-ajalt keegi jutumärkides ajakirjanik, kuidas kohalikud on harjunud ja kõik on väga hästi. Ja see müra, mis meil tehti siin 1.–2. oktoober, Facebookist Juritari kirjutab. Täna 14. oktoobril 2025 olid Nursipalu paugud selgelt kuulda circa 35 kilomeetri kaugusele. Üks suurem kärgatus näiteks toimus kell 9.55. Müramõõtja, asub Nursis, näitab sel ajal müra tasemeks 58,5 detsibelli, mis juures oleva skaala kohaselt peaks vastama telefoni helinale, paiksele kõnele. Tegelikkuses kostis aga müra vähemalt 35 kilomeetri kaugusele. Üks suurem kärgatus oli 17.06 paiku, kuulda Kuutsi külla. Taas näitab müramõõtja vaid 58,4 detsibelli, ehk siis selle loogika järgi Nurssi kostuv telefonihelin kostus ka Läti piirilähistele. Huvitaval kombel on müramõõtja salvestanud ka kell 16.45 müra 111,9 detsibelli, eriti kõvad kärgatused käisid hoopis kell 18.20 ja 18.30. Seda müramõõtja ei näitagi. Harjutusvälja graafiku järgi tehti täna lõhkamisi. Tänane müra ei ole paljude inimeste, näiteks Käätso, Lompka, Nursi, Sänna, Roosiku kant, hinnangul võrreldavgi sellega, mida tehti 1. ja 2. oktoobril, kui kohal oli ametlik müra mõõtmine. Ja seda müra mõõtmise manipulatsiooni korraldab rahvale Kaitseministeerium. Ja mina ütlen inimesed, ärge mitte kunagi valige pooli. Sest kui te valite pooled, ei ole enam adekvaatset hindama, mis tegelikult toimub. Ja need, kes tahavad siiralt uskuda, et meil on valitsus ja võõrvõimud. Okei, täna on võõr, paha võim, ida, homme on lääs näiteks. Aga kui teie oma valitsus läheb rahva vastu, siis jätke need välisvaenlased sinna paika. See kõige suurem, kõik see võimsam hävitustöö käib nende poolt, keda me ise kinni maksame. Ja miks ma ütlen, et see on hävitustöö? Meid täiesti süsteemselt aetakse siit minema. Ja samal ajal justkui tehakse meie heaks asju, sest meist hoolitakse. 9. oktoober ERR.ee kirjutab, Kaitseväe koosseisu luuakse tulevikuvõime ja innovatsiooniväe juhatus. Väga vaja. Ma ei hakka seda isegi kommenteerima. 12. oktoober Ärileht Delfi kirjutab, uus aasta, uus arve. 2026. aastal lisandub elektriarvele 2 uut tasu. Alates 1. jaanuarist 2026 lisandub Eesti elektritarbijate arvetele 2 uut rida. Tasakaalustamisvõimsuse tasu ja varustuskindluse tasu. Nende tasude kehtestamise peamine põhjus on Eesti elektrisüsteemi lahtiühendamine Venemaa sagedusalast ning sünkroniseerimine Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga tänavu veebruaris. See tähendab, et teenused, mida varem osutati Venemaa süsteemi kaudu, tuleb nüüd meil ise turult hankida ja nende eest tasuda. Heakene küll. Kas kõik need, kes hõiskasid ühendame lahti, kas meile räägiti sellisest väljavaatest? Ei räägitud. Täna ka kiruma hakata oleks nagu nadisest, kas sa tahad siis seda putinlaste elektrit ja odavat või oi see odav ja verine. Kui verine on see, mida me ise teeme. See Ukrainale kaasaelamine moel, mis tähendab rohkem surmasid. Minu jaoks ei ole vahet, mis maalane inimene on. Kui ta on lihtne inimene, siis nendel, kes on palju raha ja kellel on palju raha ja võimu, neil ei ole tegelikult võimu ega õigust otsustada nende inimeste elude üle. Ja kõik need, kes pimesilmi niimoodi kaasa elavad, jaa, nüüd see lipp, nüüd too lipp, nüüd on see hea pool, too on paha pool ja annavad loa vändata meie oma eelarvelisi vahendeid sellisteks mõrvadeks, massimõrvadeks. Teie käed on ka verised, ma ei väsi seda kordamast, sest inimesed tahavad mõelda, et me ju hoolime. No, kui te ei viitsi süveneda, siis ma arvan, et see selline mõttelaiskus on karistatav. Jah, mitte kohtulikult, aga see jumalik kohus ei hooli sellest, mis ametikohal te olete, paljudel raha on, paljudel tutvuseid on, saate nii, nagu olete välja teeninud. Ja ERR.ee Maksu- ja Tolliamet plaanib maksustada laste ja noorte laagrite korraldamise, sest raha kulub siia-sinna. Meil on vaja ju Ukraina üles ehitada, sest me hoolime nendest inimestest.
See raha liigub sinna samustesse kohtadesse, kus juba ees on väga palju raha. Vanguard, BlackRock, igasugu suurkorporatsioonid on selle Ukraina päris tublisti juba üles ostnud ja selleks, et meid ära nõrgestada, lüpstakse meilt sinna liikuma veel vahendeid, et me ise oleksime veel nõrgemad. Ja kuidas veel käib see meie rahva nõrgestamine? Üks vahendeid on see, et võõraid tuuaksegi sisse. Tänasel päeval me ei ole veel jõudnud sinna, kuhu on jõudnud Rootsi, Suurbritannia. Soovitan väga Paul Joseph Watsoni videoid vaadata, kuulata. Ta räägib sellest, mis toimub Inglismaal. Üks Facebooki kasutaja Uku Kudu, kellel on päris head postitused, aga siis aeg-ajalt lendab sinna sisse parempoolsed, juhuu, ja siis ei. Muud asjad ma olen päris rahul, aga siis parempoolsed ja... Aga sellegi poolest ma võtan sealt selle osa, mis ma tunnen, et on tänuväärne, et ta kajastab seda kenasti niimoodi eesti keelde tõlgib, et meie inimesed ka teaks, mida tähendab see võõrastega üle ujutamine, mis väljavaated on. 13. oktoobril ta postitas: Suurbritannias said 3 meest karmima karistuse kui vägistaja, kelle vastu nad protestisid. Eppingis mõisteti 3 protestijat kuni 8 aastaks vangi. Nende kuritegu oli vihane vastuhakk pärast seda, kui varjupaiga taotleja vägistas 14-aastase tüdruku ja ahistas naist. Sama mees, Haduške Paatu, sai oma teo eest vaid 1 aasta vangistust. Tegelikkus, mis paneb küsima, kumb on ühiskonnas suurem probleem, kuritegu ise või need, kes ei suuda enam vaikida, kui õiglus on linnast kadunud. Kepato oli Ühendkuningriigis olnud vaid 8 päeva, majutatud riigi kulul ja tema tegu süütas kogu väikese linna. Protestid, mis algasid õiglasest vihast, kuulutati vihkamiseks. Ja tulemus, vägistaja sai 1 aasta pluss võimalik riigist väljasaatmine. Tõenäoliselt ei saadeta riigist välja, sest kui Paul Joseph Watson ka kajastab neid asju, siis seal ta toob välja need kuriteoregistrid, kui palju ja mida on see isik varasemalt teinud ja neid ei ole välja saadetud. Nii et ma kahtlustan, et seda meest ka välja ei saadeta. Ja protestijad 2 aastat vangistust, Kui õiglus karistab karmimalt neid, kes nõuavad õiglust, siis kelle poolel on riik. Aga need riigid ei ole ammu enam rahva heaks, need on juhitud kuskilt tsentrist, kaugemalt kui meie rahvas ise. Ja paralleelselt pakutakse meile lahendust. Jah, on ohtlik, ebamugav, hirmutav. Ja Õhtuleht kirjutab: Saamosel, Kreeka paradiisi saar tõmbab eestlasi nagu magnetiga. Kreeka saarele on tekkinud Eesti kogukond ja üha rohkem ostetakse sinna ka kinnisvara, et pensionipõlv oleks õdus. Mis ma oskan kosta? Meil on siin muudkui areng ja kiiremini kõrgemale, kaugemale. Ja samal ajal see, mis toimub meie ümber, peletab meid tegelikult eemale. Ja kui oli see COVID-i aegne suurem paanika, siis mul oli endal ka mõte, et ma lähen ära. Tol hetkel oli mõte Mehhiko ja see plaan jäi katki. Kuidagi asjaolud ei mänginud kokku ja minusse saabus rahu, et see ei ole ju lahendus. Ma olen varem ka elus põgenenud ja kõik see, mida ma olen kartnud, on mulle järgi jõudnud, nii et siin koha peal peab panustama või pühenduma, et elu oleks elamisväärsem. Ja miks ma räägin nendest koledatest uudistest, asjadest? Me ei saa midagi teha paremaks, kui me ei tea seda lähtekohta, kus me parasjagu asume, millised on väljavaated, mis on nende iluloosungite taga, mida meile siis räägitakse, kuidas hoolitakse, tahetakse paremat. Ja näide, kuidas meil terviserindel siis läheb muudkui paremaks. Ja kui pukis on pätid, siis ma arvan, et siin liigutatakse lihtsalt suured rahad ja jõuamegi sellesse, kui muidu ma ilmselt saates rääkisin ka, et see elusurma piiril hoidmine on marutulus äri, et ei ole päris terve, ei ole päris ära surnud, siis järgmine samm ongi eutanaasia, sest et raha lihtsalt on maha mängitud. Ärigeenius kirjutab: Pika paturegistriga skandaalne ärimees liitus innovatiivse meditsiiniäriga. Kriminaalkorras karistatud ärimehest ekspoliitik Anders Tsahkna liitus Kennet Laboratooris ka. Suuromanikust juhti mehe minevik ei paista morjendavat. E-tervise lahendusi tootva Kennet Laboratorisi omanike sekka lisandus tänavu mais skandaalne ekspoliitik ja meditsiiniärimees Anders Tsahkna. Augusti lõpus valiti ta ka ettevõtte nõukokku.
Tsahkna roll on pakkuda strateegilisel tasandil nõu tervishoiu valdkonna teemades ning tuua vajadusel ettevõttesse täiendavat ekspertiisi. Oleme veendunud, et tema kogemus ja teadmised aitavad kaasa ettevõtte jätkusuutlikule arengule ning meie eesmärkide saavutamisele, selgitas Geneti omanik ja juht Heiki Sissask mehe rolli ettevõttes. Sellele, kas varasemalt kriminaalkorras karistatud ja mitmetesse äritülidesse sattunud Anders Tsahkna kirju minevik ei hirmuta, Sissask ei vasta. Ma siis guugeldasin. 2004. aastal astus Tsahkna Tallinna abilinnapea kohalt tagasi Tallinna Diagnostikakeskuse müügiafääri pärast. 10. juunil 2009 ta vahistati ning talle esitati korruptsioonikahtlustus mõjuvõimuga kauplemises. Järgmisel päeval ta vabastati, kuid talle määrati elukohast lahkumise keeld. Kriminaalasjaga seoses otsiti läbi ka Sotsiaalministeerium. Sel ajal olid Tsahknaga seotud ettevõtteid US Medical Consult, Altercon Invest, Logitech Group, Trigon Ehitus, Stepler Ehitus, Benefit Holding, Lavinor Baltic, Balti Radiodiagnostika ning Eesti E-tervise sihtasutus. E-tervis, sest lihtsalt tervis ei liiguta nii palju võimu ja raha. 2010. aastal esitati talle kahtlustus, mille järgi nõudis ta haigekassalt ravikindlustuslepingu sõlmimist oma õemehe Peeter Padriku osalusega Tallinna vähikliinikuga. Ükski süüdistus peale tervishoiukonsultatsiooni maksustamist puudutava küsimuse kinnitust ei leidnud. 2014. aastal mõisteti Tsahkna süüdi võltsimises. Sotsiaalministri nõunikuna töötanud Anders Tsahkna esitas Balti Radiodiagnostika OÜ juhatuse liikmena teisele äriühingule fiktiivseid arveid tervishoiuteenuste eest. Kuna neid arveid kajastati Balti Radiodiagnostika OÜ raamatupidamises maksuvaba käibena, siis muu hulgas vabanes äriühing nende arvetega kohustusest tasuda käibemaksu. Kohus karistas Tsahknat 4 kuu pikkuse tingimisi vangistusega 3-aastase katseajaga ning Balti Radiodiagnostika OÜ rahalise karistusega 5000 eurot. Vabandage mu diktsiooni. Selline intensiivne aeg on kuidagi olnud ja mis minna kõige rohkem tege kurvas on, kui suurelt ta mäng käib, kui palju miljoneid on palama pantu ja ma kahtlusta, et inimese X-Viil näe neid mänge läbi. Ja mille ma ütlen, et salvestage, mida poliitiku kõnelase, sest mul on tunne, et midagi X-let parambas, neil on paanika, tuu pärast nad võlsva ka nii, et jah, ma nakkaisin välja tuuma esiki mõne asja omava nii mõistuse vastatse, et ei pruugi neid uskugi. Ja siis ma jõudsin too kotuse peale, et lihtsalt tule, ma endsel mõtlen siiski nagu alla andagi, aga tolle kotuse pealt, et ma ei vastuta tuu iist, kas inimese mõtluse kaasa, kas nad saavad arvu, mis toimus. Kas nad saavad arvu, et tuu aig on ümbre, kui karjääripoliitiku otsustas miist. Ja see on siin tuudi esiki välja, kuis osadel poliitikidel kandideerijadel olei kõrgharidust. Ja siis ma mõtli, et aga noid, kellel on ja kui palju kurjana oma säänsen edu vajadus on tegeve. Ja siis ma mõtlegi, et mis hetkest inimesi saava arvu, et olei oluline, kui edukas sa olt, kui korgelt sa lindad, aga mis sulle päriselt kõrda lähed. Ja kui sa inimesi eest saisad, siis ongi oluline, et sa oled inimene, päriselt inimene. Sulle oli oluline, palju sa raha saad tüüist, kui korge kotuse peal sa istusad, kui kõrgid kotussid sa välja saad tiini oma maad ja rahvast maha müüen. Sa lihtsalt olt inimene. Mõistus on pään, kaasa üten mõtelda mõistat, määnsigi ullusid ja kaasa ei lähe. Ja mulle tundus, et kõige nõrgem osa ühiskonnast omavagi edu inimese pead üks edukas olema. Aga mis hinnaga? Ja saan siit edukit, mul on tunne, et kasutadaski tuu jaos, et teda saan siit asju nagu meil siin tetes. Nüüd ma lähen väga vandenõuteooria jutte peale, aga määne on tuu vandenõuteooria, millest nad teoreetiku omava kõnelnu, aga mis oloi päriselt aset löydnu. Võiti kirjata, mis on tuu vandenõu, mis on jäänuki õnne teoorias. Üldjuhul
selgus ajoosul, et oligi nagu teooria päriselt toimuva asja omava. Ja tuu jaos on nii näesi läbi, sest et segasugu webinare ja muid ullusi, kus üteldes, näeti, ulli, oli päriselt nii. Ja siis nakad kaema MK Ultra igasuguse säänse õudse asja päriselt aset leudnu. Ja isegi vastava dokumendi omava olemana meile üteldes, ulli jäiva uskma. No, ma jäi, sest jääda lõpus ullum. Tuu, kes tege säänsit asju, tuu, kes mänka üten ja avitas kaasa, et noid naeruväärista ja päriselt rahvaist saisva. Sääne nagu pahupiten ilma tunne on. Ja ma tunne, et mänsegi kotuse pealt ta kurnas väega. Ja siis mul tulegi lihtsalt keskendu tuu peale, et ma pead usaldama, kui sinna asja läheve. Ma pead usaldama, et võib-olla peadki inemine käima läbi mänsestki väega koledast kotusest, et üles häreneda. Ja võib-olla ole tuu aigil kohal. Nii et kui ti tunneti, et ti tahai, et asja lääsi veel koledambas, et veel rohkem on ta maksud tõusva, sest et siis on teil parempa, oi, mi tugevmist jäs kõrrast õnne vähembas. Ja ta kuur siin vaihte pääl, kellele tuu lätt kaos. Ja mul on tunne, et ta koore pealt sai kiäki rikkas, õndsas õnnelikkus, sest kui inemist juht, sääne edumiilsus, ahnus, sest ta mitte kunagi ei saavutatud rahulolu tunnet. Nüüd on häste, nüüd mul on kõik, mida ma päriselt vaja. Ta jääs elu lõpuni taga ajama tuud tunnet, mida mõni inimene, kellel olegi väga palju tund niisamagi. Lihtsalt tund. Aga minu jaos lätuu kotuse pealt piir, et kuna latva mi latsi kallale, mi keskkonna kallale, sest ma sai olla taan kotusen. Mul on kõik, mida ma vaja. Mida ma vaja on puhas õhk, puhas vesi, keskkond, kus ma ei pea kartma mürgistuse saamist, kraaniveist. Tuu asi on meile väga lähkün, ta baas näitusest etas ära nii nagu plaanitas, sest ma tunnen, et mul oli tuud, mis on mulle tunda, et mul on kõik olema, mida me elus vaja. Nii et mõtelge kaasa. Ja pruuvge iks, kui te väga kõvasti mõtleti kaasa, siis pruuvge iks hoita ka säänest nagu kergembat miilt, et mitte katski minna kogu ta õuduse pääle. Aituma kullemast ja järgmitse kõrrani. Saade on salvestatud 2025. aastal.